Tere ja mul tekkis endal ka huvi teha kollektiivile selline erakordne lugemine nagu Kui kaassõltuv sina oled. Ja vaatamegi täna 3 valikuga. 1, 2 või 3. Kasutan selleks neid kaarte ja omaenda täpsustavaid. Ja mul tuli tegelikult täna hommikul selline idee, sest kui ma vaatasin enda aasta lugemist, Kaksikut 2026 aastal, siis seal tuli väga palju üles selline kaassõltuvus, vabadus. Kuna ma olen aastaid sellega tegelenud, siis ja tegelikult selle kohta ka raamatuid kirjutanud, see minu raamatutest võib-olla kaassõltuvuse vabaduse kesksed on Apollonia lugu 5 põlvkonna pojeng ja vabastavate lausete kogumik kindlasti. Ja see on minu elutöö olnud, sest see on selline ülemaailmne nii-öelda pandeemia ja arvatakse, et kas ma siis olen üksi, kui ma olen kaassõltuvusvaba. Ei, sa ei ole üksi, et see ei tähenda isekust või külmust, vastupidi, ma julgen sulle väita seda, et see loob suuremat lähedust, kui te ka juba olemasolevas suhtes seda loote mõlemapoolselt. Õigemini, see on ka see 7 aasta kriis, kui on oldud püsisuhtes vähemalt 7 aastat, siis nagu kellavärk, bioloogiline kellavärk, tekib selline asi, et tekib kriis suhtesse ja tekib sellepärast, et on arvatavasti oldud kaassõltuv teineteisest varem. Ja see on elu üleskutse, et te muutuksite rohkem sõltumatuks, aga seeläbi ka lähedasemaks, et suurema usalduse loomine ja alalise suhte ankurdumise väljakutse on see. Aga see vajab kindlasti mõlemapoolset panustamist. Kui üks ainult panustab, siis pikalt see ei vea. Aga vastupidi, kui sa oled ka nagu üksi või kaksi ja tegeled kaassõltuvussuhte või kaassõltuvuse tervendamisega iseenda sees, mis tegelikult on ülemaailmne pandeemia, kõigil on see. Kõigil on see. Ja see ongi see, et aga see on enesearmastus, kui sa saad sellest vabaks. Ja see ei tähenda isekust, vastupidi. See tähendab piiride seadmist ja ennast esikohale seades on sul ju parem ka partnerluses panustada või koos luua. Siis see kaarik sõidab paremini edasi. See on mõte ja ma mõtlesin, et võib-olla ma peaksin tegema looma mingi kursuse, sest ma olen sellega väga põhjalikult tegelenud, selle kohta õppinud, uurinud ja saanud ka selle kasust või kui seda teha, mis mõju see sulle avaldab. Et see on võimas. Olen seda ka saanud kogeda siis. Ma olen nii üht kui teist, ma olen endine kaassõltuvussuhte see ja kõik generatsioonid on varasemalt seda olnud tegelikult. Et Veevela ajastu õpetab meile sõltumatust ja tegelikult seal kursusel ma seda õpetaksin ka juba paaris olnutele ja neile, kes on lahku läinud kaassõltuvussuhtest, mis tegelikult, kus ei olnud mõlemad osapooled panustamas selle arengule. Et see on tihti hiljemalt 7 nii-öelda kooselu aastaks tuleb see esile. Selle nimi on 7 aasta kriis. Kui on vaja nagu kasvada sellest välja nagu sügavamasse, aga siiski küpsemasse liitu. Et see ongi kas olemasolevas või siis liikuda, kasvatada seda. Nii, vaatame siis number 1, oled sa oma numbri valinud? 1, 2, 3 seekord. Vaatame, kui kaassõltuv oled sina number 1. Kui kaassõltuv oled sina number 1. Vau! Number 1, sa oled teemant.
mul on niisugune tunne, et siin on inimene, kes on kaassõltuvusvaba ja läbi varasemate kogemuste on ta selleks kasvanud ja ta on lausa õitsama löönud. Ta väärtustab ennast rohkem kui kunagi varem tänu varasematele kogemustele ja mõistmistele ja mitte miski ei murra teda. Kõik varasemad kogemused on vastupidi talle kulda väärt olnud. Siin on keegi, kes on väga puhas, kes on töötanud kaassõltuvusvabaduse nimel. Sa oled kaassõltuvusvaba. Teemant teadvuses, puhtas ja väga loominguline, väärtuslik. Sa oled õppinud enda erinevaid tahke, enda ja oma suguvõsa erinevaid tahke. Ja mul on niisugune tunne, et sa rakendad seda ka oma töös, mis on väga tark edasi rakendada muidugi. Seda saadud väärtust peabki edasi rakendama. Siin on liider keegi. Ja siin on see, et kas ta on üksi või kaksi, see väga teda ei mõjuta. Ta on igatahes õnnelik või vaba. Siin on keegi, kes on saavutanud kaassõltuvusvabaduse. Palju õnne. Vau. Oota, ma vaatan oma kaartidega ka ühe kaardi lisaks. Siin on keegi saavutanud tasakaalu tõepoolest ja mingi ringid on lõpetanud. Tuleb ka kaksikleek, et ta tegelikult on kõrgemas hingesidemes. Ja kui tuleb kaksikleek, siis ma saan aru, et siin on see, et kui keegi, ta on lõpetanud, ma vaatan selle veel. Ta on lõpetanud mingi protsessimise, teemad, süsi ja nii edasi, pressure ja nii edasi. Tal on, siin on need, kes ma ütlesin ennem, et vana ajastu kõrgem hingeside on kaksikleek. Uue ajastu kõrgem hingeside on kaksikhing. Ja siin ongi, et näitab ühel pool kaksikleek, teisel pool tasakaal ja number 9. Siin on inimene, kes on teinud kohe nii suurt, siin on meistri tasand. Et ta on saanud aru, et kaksikleegi suhtega on küll tõmme, aga ainult sellepärast, et see on kaassõltuvussuhe, see on lõks. Et need suhted, mis on tasakaalus, need on kõrgema hingesi, et tal on aeg liikuda teiste teemantide suunas. Mitte grindida enam süside või pepelsitega, vaid tal on vaja liikuda teiste vääriskivide suunas, kes samamoodi teevad sisetööd ja kes on samamoodi tasakaalus, mitte äärmustes. Ja ta otsib tegelikult tasakaalus suhet sellepärast, et see ei pea isegi olema teine teemant. Aga keegi, kes on tasakaalus, on talle oluline. Ta on parem üksi kui kaassõltuvussuhtes, aga ta on avatud kõrgemale hingesidemele, mis on tasakaalus. Ja samamoodi teab oma väärtust, ei otsi seda nii-öelda väljaspoolt, vaid ta teeb sisetööd. Siin on nagu, ja ma näen, et tal on suur potentsiaal seda leida, seda enam, kui ta shinib on, kui ta jagab ennast. Nii, number 2, see oli võimas algus. Miks ma varem pole seda lugemist teinud? Nii, number 2. Vaatame, kui kaassõltuvusvaba oled sina. Number 2, mis teema sul on kaassõltuvusega? Nagu maailmas kollektiivselt on, mis teema on number 2 kaassõltuvusega? Nii. Siin on ka keegi, kes on kaassõltuvusvaba, kes arvestab iseendaga. Siin on ka keegi, kes on õpetaja, poetry in motion. Keegi rahumeelne on siin. Keegi looduse keskne, talle meeldib aeg, talle meeldib self-improvement, talle meeldib self-reliance. Siin on keegi, kes on õppinud kalapüüdmise ja ta teeb seda omas tempos, ehk siis samamoodi sisetöö tegemist on anda. Õpin, kuidas endaga loodusega kontakt. Siin on ka, kes on ringid lõpetanud, number 9.
nii vaatame, mis minu kaardid tahab öelda. Ta on keegi, kes on spirituaalsel vaimsel teekonnal. Võib isegi öelda, et tal on olnud spirituaalne ärkamine, aga see ärkamine on tasakaalustunud. See ei ole terav. Ja siin on keegi, kes on vee-elemendi inimene, kes on varem olnud sõdalane, aga enam mitte. Nüüd on ta rahumeelne ja rahumeelselt loob ennast. Mis meid ühendab? Mis see tähendab? Uus algus. Ta on avatud uueks alguseks ja ta on huvitatud, mis teda ühendab teistega. Vaata, kaassõltuvus on nii, et teda väga ei huvita, mis sügavuti teid ühendab või mis teil on vaja hingetasandil korda saata. Aga siin on inimene, kes hästi rahumeelne. Kui see number 1 oli intensiivne, siis siin on keegi, võtab endale aega looduses olemisega, naudib, hoolitseb enda eest, ta on enese arengu teekonnal, ennast väärtustav ja armastav. Ja teda huvitab, enne kui ta kellegiga ühendust või mingit kontakti loob, teda huvitab, mis meid täpsemalt ühendab. Nii, vaatan. Ta on avatud ja oskab vastu võtta, aga ta ei kiirusta, ta on väga aeglustav. Ja ta on niimoodi nagu omas voos rahumeelselt ja kõik, mida ta puudutab, muutub kullaks. Võib öelda isegi, et tal võib kalastuses olla väga hea suur saak, sest ta on selline, kui ta oma intentionid kuhugi suunab. Sest vaata, kaassõltuvus suhtes on su see tähelepanu kõik laiali. Aga kui sa oled kaassõltuvus vaba, siis su fookus on väga kompaktne ja su looming on selline külluslikum samamoodi. Siin on keegi väga rahumeelne, ta vaatleb, rahumeelne, ta oleks mentoring others. Siin võib olla keegi, kes ikkagi on kas õpetaja või inspireerib oma olemisega teisi. Oma julgusega jääda endale kindlaks. Ja ta on võimekas. On ta noor või vana, ta on siin nagu võimekas, ta oleks justkui nagu vanem hing. Poetry in motion. Siin võib olla, et ta võib olla ka kas kirjutamisega või mingi loominguga, väljendusega seotud. Ja ta saab oma inspiratsiooni looduses viibimisest. Ja ta loob kulda. Kui ta midagi loob, sest ta on nii kohal, talle natuke sobib selline omaette olemine, sest sellega ta toodab nii palju kulda, mis on teistele. Ja ta on saavutuste keskne, aga ta teeb seda omas rütmis ja taktis ja selles on oma võlu või selles on oma võlu. Temas on mingi küpsus, tasakaal. Ma ei näe, et ta oleks sõltuv teistest, teda pigem huvitab, mis meid ühendab hingetasandil. See teda küll huvitab. Aga ta ei ole sellest sõltuv ega ei ole desperado või midagi. Nii, vaatame number 3. Number 3. Number 3 on... Oi, mis siit tuleb? Number 3 on väga kaassõltuv. Väga kaassõltuv. Kõik kaardid, mis esiteks segadus on temas suur. Teiseks, union of opposites, ühesõnaga taga kõik tema valikud, ta on kaassõltuv ja kõik tema valikud tänu sellele on sellised peavalu tekitavad. Et ta nagu on väga, tahab pidevalt armastust ja ta ei ole ka püsiv, eks ju, otsib midagi endast väljaspool ja tegelikult tema valikud, kuna see kaassõltuvus tegelikult on tema suurim takistus, sest tema valikud tekitavad talle alati peavalu. See on sellepärast nii, et ta ootab neid midagi, mis tegelikult peaks ta leidma eelkõige iseenda sees, nagu 2 eelmist seda leidsid.
väga suur segadus, väga suur niisugune nagu, no ta ei käi oma saatust ega seda, ta ei ole omal kohal, ta kopeerib, matkib nii-öelda oma suguvõsas kedagi. Samuti ta on kaassõltuv ka suurest tähelepanust, väga suurest tähelepanust. No temas on säilinud selline pidev lapsemeelsus ja ta ei ole nagu lasknud, ta soovib tunda oma partneris sellist emalikkust või isalikkust. See tekitab talle sellise tunde, et ta saab olla igavesti nii-öelda laps. Aga muidugi teine partner, see ei jää püsima selline suhe sellepärast. Ja temale tekitab see peavalu. Ta on kuskil nagu kinni jäänud. Ja tuleb, olgu, siin võib olla põhjus sellest, et ei ole mees ja naisenergiate tasakaalu inimese sees. Ta otsib kas meesenergiat või naisenergiat endast väljaspool ja see tekitab talle seda kaassõltuvust. Nii, mis siin teisel pool on? Ta otsib soojust, tuleelemente, ambur, lõvi, jäär. Vaatame veel. Talle on siin ongi kaassõltuvus ja seksisõltuvus. Ehk ta ei saanud lapsepõlves piisavalt puudutust, füüsilist lähedust, kohalolu ja seetõttu ta justkui nagu tunneb külmust või nii-öelda vajab palju massaaži näiteks ja ta on seksisõltlane, siin näitab ka. Aga see ongi see, et ta see lõpmatu ring, kui ta ei tegele sellega. Siin on kindlasti ühe vanema puudus või mingi selle, ja sellest on tingitud see kaassõltuvus, kuid on võimalik oma sisedünaamikas, oma sisetöös tasakaalustada see, et sa ei sõltuks välisest, sest tegelikult ma näen, et see on lõpmatu ring, sul on vaja tulla enda keskmesse, mees ja naise energiate tasakaal. Osho kirjutab sellest väga palju ja ka minu lehel on väga palju sellest juttu. Ma näen, et see, mis ma räägin, loob muutust. Inimene on nii selle sees, ta on labürindis. Inimene on labürindis oma sugu, vaata see ongi see, et kui su suguvõsas generatsioon on nii olnud, kõigil on, ja globaalselt, kollektiivselt, rahvusvaheliselt on see muster pandeemia, siis pole ime, et me ise ka kukume sinna. Aga küpsed ja eliidid on need, kes selle ära tabavad ja sellest välja tulevad. Ja siin on keegi, kes on kadunud. Keegi väga lapsemeelne, ta on jäänud kinni lapsepõlve, see oli mugav või mõnus. Lapsepõlves oli ühe vanemaga väga hea, teine puudus. Tihti oli eemal. Ja siin ongi niisugune nagu, võib-olla ühe vanemaga isegi oli liiga lähedane suhe, mis ka nagu õpetas natukene sellist kaassõltuvust tegelikult. Kaassõltuvus tähendab ka piiride seadmist ja kaassõltuvus on ohver, süüdistaja, päästja, draama kolmnurk ja see on kannatuste ring. Sellepärast siin näitas ka peavalu ja selliseid teemasid, et inimene on kogu aeg nagu mässib ennast mingisse probleemi, sest ta läheb suhtesse valede ootustega, vale taotlusega, see alateadliku taotlusega, et keegi hoolitseb tema eest. Ehk siis natukene lapsemeelse, natukene iseka, pooliku taotlusega, mitte panustame koos, vaid et
No siin on seksisõltuvus, füüsiline puudutus jäi, kas sai seda väga palju või siis ei saanud seda üldse ja on nagu igatsus igatahes selle järgi. Siin on inimene, kes on hobuse aastal tuleb mingi õiglus. Kas on potentsiaal, et ta vabastab endasse kaassõltuvussuhte? Hobuse aastal tuleb õiglus. Ja kas ma küsisin, kas ta vabastab selle suhte, selle kaassõltuvusmustri tähendab, siis vaatamist tuli vastuseks 5. Minu jaoks see näitab maksimaalset transformatsiooni ja vaata, mis teisel pool on. Illusioonide purunemine. Ma võtsin suurest kaardipakist suvalisest kohast, enda omadest. Ja siin isegi ütles ajalise määra. Hobuse aastal esimesed 7 kuud tuleb mingi õiglus ja mingi kasv. Väga-väga võimas. Ja kui ma vaatan, mis siia kaardipakki põhja jäi, siis tegelikult tuleb saavutus, võitja. Sa saavutad võidu iseenda üle. Ja suhted ja tasakaal. Vau, mis siit tuleb. Ma jätan enda teada, mis siit veel tuleb, aga siin on basically su peavalu tekitaja on see, et sa oled järginud suguvõsa kaassõltuvusmustreid. Ja book burning on siin, et ühesõnaga sa puhastad tõe tules 2026 aastal mingid mustrid, mis on sulle peavalu tekitanud, headache. See on tegelikult sulle konstantli, sa oled laburindis kogu aeg vastu seina sellepärast. Automaatmustrites, aeg on sellest nagu välja snappida. Et sa saaksid olla õnnelik ja vaba, kaassõltuvus vaba. Soovitus on, mis toitu minu keha täna vajab. Jaa, kaassõltuvusvabaduse üks nüanss on see, et sa hoolitsed iseenda eest. Sa kuulad oma keha meelt ja hinge. Vaata, suguvõsa. Et see tuleb su suguvõsast, see muster. Ülla, aga nii on. Ja mis toitu oma keha täna vajab, kuulata seda ja ära kuula seda krõpsu või kooki, vaid kuula kas kartulit, porgandit, peeti, kana, kuula pigem neid grillitud köögivilju, hummusega, kuula neid toite väärtuslikke toidusoovitusi oma kehalt pigem. Tuleb läbi ka monotoit, et seedimisel on monotoit, värske monotoit. Näiteks ploomid. Et ühes toidukorras on niisugune nagu vähem toiduaineid, aga toite väärtuslikud. Anju, tomatikurgisalat juba on midagi, anju. Ühesõnaga smootid ja nii edasi. Et see on selline, mis on tulemas, et see on kõik sinu enda kätes ja arvatavasti 2026 aasta saab olema sulle 5 transformatsiooniprotsess nii selles vallas, nii et oled liikumas õiges suunas, nii et hea töö. Kohtumiseni!